Tere hommikust! Loodan, et mind on ilusasti kuulda. Ja on kuulda ja ettekanne on ilusti näha. Väga hästi. Ma arvan, päris paljudega teist me oleme juba sellisel kujul kohtunud. Et see pole mitte esimene kord, kui me proovime kohalikele omavalitsustele edasi anda kogu seda teavet, mis meie teame. Ja täna siis oleme sellisesse järgu jõudnud, et meil on ohjamiskava põhimõtteliselt valmis. Me oleme seda teinud nii intensiivselt viimased kuud ja loodetavasti on see midagi, mis aitab hästi erinevaid osapooli ja erinevaid sihtgruppe nende võõrnälkidega toimetamisel. Et me oleme teile selle saatnud ka laiali arvamuse avaldamiseks, just et te vaataksite, kas või kuidas see teid aitab või mis küsimused teil endiselt üles jäävad. Ja see oligi mõte, et kui te oletegi vähegi jõudnud, oleksite selle juba äkki läbi lugenud või sellega nagu natukenegi tutvunud. Nüüd me kordame mingisugused olulisemad asjad üle ja siis me saame veel arutada ja teil tekib võib-olla parem ettekujutus, mida te tahate meile tagasisidestada. Et selle ohjamiskavaga on tegelenud meil Roman Susjonok, kes kahjuks ei saanud ise täna ikkagi tulla seda ette kandma. Ma loodan, et ma suudan seda sama hästi teile edasi anda. Et vaatame, mis küsimused teil tekivad, et kui me jääme hätta, siis me vastame teile lihtsalt hiljem. Aga on siis võõrnälkete ohjamiskava. Mis asi see siis on ja mida see sisaldab? Kava koondab kokku siis kogu info nende invasiivsete võõrnälkjate kohta, mida meil on olnud võimalik kokku saada. See on enamuses ikkagi kõik teadusele põhinev ja nii palju, kui on seda katsetatud ja mis me teame. Ja selle põhiline eesmärk on ikkagi jagada infot ja juhiseid tõrjeks ja ennetustegevuseks. Et see on siis suunatud nii maaomanikele, kohalikele omavalitsustele kui näiteks ka aiandusettevõtetele, kes iganes selle probleemiga kokku puutub, ka haljastajatele näiteks. Ja selleks ongi siis meil selle ohjamiskava lisadena praktilised lühijuhendid põhilistele sihtgruppidele. See kava ei loo otseselt kohustusi, sest me ei ütle, et keegi peab tegema, vaid see annabki tööriistad, et kes soovib ja kui me näeme, et see on probleem, kuidas siis sellega toimetada. Ja sealt leiab pika tabeli ka selle kohta, kuidas üldse nälkeid määrata, sest meil on igal aastal ikkagi väga palju pöördumisi nii eraisikutelt kui ka kohalikelt omavalitsustelt piltidega, kes on pildil. Et see on aru saada, et inimesed ei taha tegelikult kohalikke liike hukata ja seda me üritame selgitada, et need on ka kasulikud hoopis. Aga et seal on suur nälkete määramistabel. Lisaks on ohjamiskavas ka info nende võõrnälkjate elutsükli kohta, mis on sellised olulisemad hetked, millal tuleb nagu võib-olla rohkem tähelepanu pöörata sellele tõrjetegevusele. Meil on väga pikk lisamaterjal tõrjemeetodite kohta, mis on kokku koondanud kõik, mis meie teame ja millele vähegi teadus saab ka nagu tugineda. Et sellised, igaüks leiab küll kindlasti ka oma selliseid talurahva või talupoja tarkusest tulenevaid tõrjemeetodeid, aga just sellised, mida kõige rohkem kasutatakse ja mis me teame, et mis ka nagu töötavad. Aga aususe mõttes on ka mõned kirjas, mis me ütleme, et tegelikult ei olegi nii väga efektiivsed. Ja tõrjemeetodite kirjelduses ongi siis ära eristatud, et mis on ennetavad meetmed ehk Mikker läks välja. Eike. Ja Eike. Nii, mikrofon on kinni sul. Tundub, et keegi pani äkki siis kinni. Nii, nüüd on hästi. Okei, väga head ütlesite. Ühesõnaga nii ennetavad kui aktiivsed tõrjemeetmed, et kas sul juba neid nälkeid on või sul veel neid ei ole. Siis mis oli hästi palju küsimusi
on tekitanud ikkagi, et mis nende nälketega pärast teha, ehk et mis jääde ta justkui on või kuhu ma teda panna võin. Ka see on meil ilusasti kirjas ja loomulikult nagu iga tegevuskava, ka tegevuste tabel, et mis kindlasti ei ole lõpuni ammendav ja ideid ja võimalusi tekib tõenäoliselt pidevalt juurde. Ja eesmärk, mis on siis eesmärk selle ohjamiskavaga saavutada? Et sõltuvalt sellest, kui hästi me suudame kõik tegeleda nende juhiste järgi, on vähendada ikkagi seda arvukust, mis meil juba on, ja aeglustada selle levikut. Tõenäoliselt sellele päris piiri ette panna ei saa, aga vähemalt seda aeglustada nii palju kui võimalik. Ja suur eesmärk ongi kõigeks selleks jagada neid parimaid praktikaid, kõike seda teadmist. Nendime endiselt, et kahjuks täielikult nendest võõrnälketest lahti saamine ei ole lihtsalt enam võimalik. Et ei ole võimalik neid kõiki viimaseid isendeid üles leida, sest levik on lihtsalt nii laialdane ja arvukus nii suur. Aga miks see siis kõik on nii suur ja lai? Et alguse sai ta juba aastaid tagasi rahvusvahelise taimekaubanduse kaudu, ehk et meil ongi Lääne-Euroopa mingid teatud riigid, kus on teda väga massiliselt ja sealt seda taimi meile Eestisse müügile on juba pikka aega väga palju toodud. Samamoodi multsid ja mullad, mis on sisaldanud neid nälkjamune, et see kõik on olnud selline varjatud, me ei ole tahtnud neid tuua, meil ei ole seda kuskil kirjas, et me toome ka nälkjaid, et see on selline kaaspüük nii-öelda, et ostad selle, saad ka need. Et sealt on ta alguse saanud. Siis on kindlasti väga palju kaasa aidanud viimaste aastate, päris pikkade aastate ikkagi pehmed ja niiskusrohked talved. Ja kogu meie loodus ja meie aiad, meil on selline parasööde, meil on lopsakust, meil on soojust, toidubaas on nendele nälkjatele hästi rikkalik, ehk et nälga ta siin ei jää. Ja praeguseks on muidugi olukord, kus see levik põhiliselt enam ei toimu ainult taimekaubandusega, vaid tegelikult absoluutselt kõigega, mis liigub ühest kohast teise ja kuhu need võõrnälkjad võivad nagu külge jääda või kus võivad need munad olla. Et räägitud on nii autodest, põllumajandustehnikast, niidukitest, isegi euroalustest, millega külmkappi on nihutatud ühest kohast teise. Et kus iganes võib see nälkes külge roomata ja teises kohas siis nagu maha roomata. Rääkimata muidugi rohevahetusest, inimesed omavahel aedades vahetavad taimi. Ja lisa number 5 ohjamiskaval ongi just mõeldud aiandusäridele, kes saaksid siis toimetada oma müügiplatsidel, oma territooriumil selleks, et vähendada seda võimalust, et inimene saab kaasa nälkjaid. Muidugi on neil tänapäeval juba väga keeruline ennast üldse puhtaks saada, sest kõrvalt lihtsalt roomavad tagasi. Et see ongi üks oluline koht, kus tõrje toimiks, ongi vaja nagu kõigi koostöötamist, sest kui keegi ei tee, siis sealt levib ta kohe kiiresti tagasi. Ja aiandusärid ei ole enam ainsad, kes nii-öelda toovad neid taimi sisse, et vastutust ei saa ainult ka neile panna, sest väga paljud inimesed käivad otse sealt nii-öelda nendest kolletest ostmas, ma ei tea, Poolast, Saksamaalt, kust iganes, Lääne-Euroopast, ja tellitakse interneti kaudu. Kui on mingid haljastusprojektid, siis tuuakse otse müügiplatsidelt objektile, et tegelikult puudub juba ka see selline nii-öelda vahemüügiplats, vaid sealt Lääne-Euroopast tulebki kohe otse õuele. Siis, mis need peamised liigid on, millest me räägime? Ilmselgelt Hispaania teedikuu, et meil on väga palju abiks olnud ka Läti ohjamiskava, mille me lasime ära tõlkida. Ja siis on mustpeanälkjas, mis on küll natukene hiljem meile sisse seadnud, aga suke uskumatult salaja on ta hiilinud ikkagi üle Eesti laiali. Mõlemad on invasiivsed, seda on näha sellest plahvatuslikust arvukusest. Ja nad on levinud üle Eesti, et nagu nende levikukaartidelt siit saab vaadata, need on nüüd siis need levikukaardid, kus inimesed on ise teada andnud, et nad on neid liike näinud. Et siis see levik on igal pool.
kõige rohkem muidugi Harjumaa. Ja hästi lühidalt siis, mis on seal ohjamiskavas ka kirjas, saab pikemalt lugeda, et ma arvan, et enamus ikkagi on juba seda Hispaania teedigu näinud. Et ta on suur, ta on lihaseline, ta on väga varieeruva värvusega. Tema värv võib olla suksest hele oranžist kuni mustani põhimõtteliselt. Et hästi palju vaidlemist on, et see ei ole ju Hispaania teedigu on pruun. Tegelikult ta võib olla mida iganes, aga millest see värv sõltub tegelikult hetkel me ei tea. Tema on siis see, kes tuleb siis aiasaaduste ja taimede peale sööma ja hästi aktiivne niisketes tingimustes, nagu üleüldiselt nälkjade teod on. Elutsüklid oleme me nende liikide kohta teinud ka sinna kavadesse, et millal nad munevad, millal nad enam-vähem talvituvad, millal on nende paaritumisperiood ja koorumine, et see just aitab sellist tõrjetegevust ajastada, et millal on kõige kriitilisem. Et kuna ta muneb ikkagi kuni 400 muna, siis enne munemist nii palju kui võimalik ikkagi neid kokku koguda. Ja tema talvitubki munade või noorvormina, üksikud ka täiskasvanud isendid, koorub kevadel ja ta on hästi kiiresti võimeline paljunema, et ikkagi kui aiast esimesed leiad, hävitanud kohe ära, sest muidu järgmine aasta on sul neid sadades rohkem. Mustpeanälkjas on ikkagi tegelikult liik, kelle kohta me teame väga vähe. Et tema on sealt Venemaa poolt kantidest pärit ja ka teaduse jaoks suhteliselt, võiks ütelda uurimata liik, et tema kohta palju teada ei ole. Ta on selline pisikene, väga iseloomuliku välimusega, sest tegelikult sarnaseid liike talle meil ei ole. Ta väga kiiresti ja massiliselt paljuneb ja tema ilmub välja tegelikult alles suve lõpus, sügise alguses, selline augusti teises pooles. Et tõenäoliselt on asi selles, et ta enne on lihtsalt selline pisike ja ta elutseb kõdukihis. Peamiselt on ta kõdusööja, mis ei välista muidugi seda, et ta tuleb ka midagi muud närima. Aga seda pigem ikkagi sellistel juhtudel, kui kas ta arvukus on hästi suur ja seda kõdu kas ei ole piisavalt palju või siis lihtsalt need taimed satuvad seal vahel olema, et eks ta siis läheb, võtab midagi muud ka. Aga tema kohta meil teadmisi nii palju ei ole kui Hispaania teedeo kohta. Mõjud. Kindlasti on ta aiakahjur ja põllumajanduskahjur ehk et kõik, mida nagu kasvatada aedades ja põldudel, kui ta on võimeline kõike seda nahka pistma ja massiline olema, siis seda ta kindlasti mõjutab ja see kaudu ka selline majanduslik kahju. Nad muidugi vähendavad saagikust, et kui sul ikkagi taim ära süüakse, sul ei olegi võimalik sealt mingit saaki saada. Ilmselgelt nad konkureerivad kohalike liikidega, sest meie kohalikud liigid keegi ei ole nagu nii massiline. See kaudu võivad vähendada ka liigirikkust. Ta on enamasti inimestele visuaalselt vastik, et tema suur arvukus häirib, kui teda on ikkagi hästi palju. Me kõik teame ka neid kergliiklusteid, kus on paksult täis ja sealt võib tekkida juba ka selline libeduse kiht ja ohtlikuks muutuda liikumine. Ja ta on lihtsalt ebameeldiv. Sul on kogu aeg mingisugune häiring ja selline vastikus, et tal on ka hästi tugev emotsionaalne külg, psühholoogiline mõju inimestele. Siis ohjamiskava lisa 2, nagu ma ütlesin, kirjeldabki tõrjemeetodeid. Et kõige sellised olulisemad ennetusmeetmed on ikkagi kontrollida, kust ja mida sa tood, vältida taimede ostmist või toomist kohtadest, kus sa tead, et need nälked on. Siis hästi kiiresti reageerida esimeste isendite leidmisel. Ja nüüd on koht, mis tegelikult tekitab alati selliseid kinni saba lahti. Et ühest küljest me ütleme, et hoolda oma aeda, rohi, hoia muru madalana, vähenda varjepaiku. Teisest küljest me soovitame ka soodustada looduslikke vaenlasi. Looduslikud vaenlased on aga aedades, kus on neil elupaiku, toitu ja varjevõimalusi. Ehk et see on selline igaühe enda valik ja sõltub sellist, millist aeda nagu eelistatakse. Et miks võõrnälkjas on ka saanud ülikergelt
levida ja võimust võtta, on ka see, et kõik need uushaljastused või uusrajoonid ja üleüldiselt läbivalt tegelikult meil tiheasustusalad on hästi paljuski steriilsed, ehk et seal puuduvad need looduslikud vaenlased ja tal on olnud lihtsalt pidu ja pillerkaar ilma mingisuguste piiranguteta paljuneda, et peale inimese keegi teda seal ei ohusta. Ja kui ta ikkagi suure arvukuse on saavutanud, siis ei jõua ju ka tegelikult mitte keegi teda enam nahka panna. Et see on tegelikult inimeste valik, kuidas nad ise oma aeda näevad. Me ei saa kedagi millekski kohustada, aga me anname võimalused ja variandid. Mis on nende tõrjemeetodite puhul alati ka tuleb meeles pidada, et kunagi ei ole ainult üks asi, mis lõpuni töötab. Et sa paned selle näiteks õllepüünise või mingisuguse teograanuli ja siis sa saad jalad seinale visata. Et alati tuleb neid meetodeid komponeerida, et siin seda, seal seda, üks päev üht, teine päev teist, et iga tegevus panustab sellesse. Muuhulgas ka ikkagi tegelikult looduslike vaenlaste soodustamine, kas või siilikäigud, et siilid saaks liikuda, et mõne ikka nahka pistab. Või künnivaresed näiteks söövad päris hea meelega mustpenälkeid, me oleme ise näinud. Et siis ma jõudsin ka aktiivse tõrjeni. Mis on kõige kindlam? Käsitsi korjamine, kui sa ise näed, et sa need kokku kogud ja need ära hävitad. Keevvesi peale või muud meetodid, kas ka katki lõikamine, mis kellelegi on vastuvõetav. Ma tean, et on inimesi, kes tegelikult ei taha seda teha ja see ei ole tegelikult inimestele kõigile nagu vastuvõetav, et ta peab kedagi surmama. Et siis tuleb, ma ei tea, kas paluda abi või kuidagi ikkagi püüda see ära lahendada, sest kui sa elusad nälked ühest kohast teise tõstad, siis see ei aita mitte kuidagi moodi kaasa. Kasutada erinevaid püüniseid ja meelitamiseks asju, et lihtsalt sul oleks lihtsam neid kokku koguda. Ja nagu ma juba varem ütlesin, et kõik ikkagi koos teeksid. Et meil on tehtud ka selline tõrje aastaring, et millele kevadel, suvel ja sügisel rohkem võib-olla tähelepanu pöörata. Ja siin lähiajal meil on plaan teile kõigile, et siis kohalikele omavalitsustele laiali saata ka selline artikli põhi koos piltidega, mida me soovitame juba kevadel tegema hakata, selleks, et siis nagu oleks seda võõrnälkeid suvel vähem. Et selline artikli põhi, mida te saate kas kodulehele panna või oma kohalikus ajalehes avaldada, et see on teile lähiajal tulemas. Saadame teile laiali. Ja nagu juba varem ka ütlesin, jäätmekäitlus oli selline suur küsimärk ja kogu aeg on küsitud ja on olnud vaidlusi, kuhu siis need võõrnälked sobivad. Et ametlikult ta just nagu jääde ei ole, aga iga inimene, tavainimene mõtleb, et nii, mul on nüüd surmatud nälked, ma tahan neist lahti saada, kus ma nüüd siis panen, minu jaoks on see prügi. Mis on kindlasti omal kohal, kui on ikkagi oma aiamaa, sa saad need surmatud nälked matta, kui sul on seda võimalust. Ja vähemal määral saab panna ka komposti, aga siin ikkagi igasuguse sellise jäätmekäitluse puhul kõige olulisem, need nälked peavad olema surmatud. Tuleb vältida aiajäätmete suvalisse kohta vedamist, ehk et kuskile kraavi äärde, metsa alla, võsa vahele, kas oma kinnistu piires või kasutad ikkagi jäätmekäitlusvõimalusi. Kuhu ta siis sobib? Kindlasti sobib ta kinnises kilekotis või mingis pakendis olmejäätmete hulka. Et see on meil jäätmevedajatega kokku lepitud, läbi räägitud ja biojäätmetesse sobib ta panna ikkagi siis, kui need jäätmed liiguvad edasi biogaasijaama. Et seal tekib piisavalt kõrge temperatuur ja need kindlasti hävinevad, kõik on munad ja võib-olla suksed, mitte võib-olla päris lõpuni surmatud isendid. Aga kõige olulisem on, et kui sa sinna konteinerisse paned ja nad on elus, nad ju roomavad sealt välja, et seda tuleb vältida. Et on piirkondi, kus on need nii-öelda nälk ja konteinerid paigutatud ja on olnud teade, et lihtsalt kaane vahelt terve see konteiner kihab roomavatest Hispaania teetikudest ja mitte keegi ei taha seda konteinerit oma kodu lähedale. Sest sulle tuuakse ju piirkonna nälked kõik kokku. Et see on alati võimalus, kui kohalikul omavalitsusel on võimalik ja kui kohalikud elanikud soovivad,
ja jõuavad kokkuleppele, kus need konteinerid on, et paigutada need spetsiaalsed konteinerid ja korraldada nende tühjendamine. Ja siis ongi teie roll, armsad kohalikud omavalitsused, mõtelda see jäätmevedude korraldamisel või jäätmehangete korraldamisel läbi, et te teate, kuhu teie biojäätmed liiguvad ja et kui need lähevad biogaasijaama, siis te annate inimestele juhendid, et võib ka biojäätmetesse panna. Kui seda ei juhtu, nad lähevad kuskile kompostimisele näiteks, et siis ikkagi tuleb panna olmeprügisse. Et see võiks selline juhendmaterjal ja see peatükk aidata teid, aga igal juhul alati kõige puhul, kui on segane või kui on vaja tuge, te võite meie poole pöörduda. Täna on meil ka siin jäätmebüroo inimene, et kui sellega seoses on küsimusi, siis ta saab neile vastata või siis, kui on juba natuke keerulisemad küsimused, siis saab võtta nii-öelda töö kaasa ja teile hiljem vastata. Siis oluline teema on haljastus, kuna ikkagi neid võõrnelkeid nende taimede, multside ja muldadega meil sisse tuleb ja neid nii-öelda objektile või kuskile piirkonda viiakse, et siis ka haljastuse rajamisel ja tegemisel jälgida seda, mida me teeme, kuidas me teeme, kust me materjali toome. Siin aitab natukene ka, kui vähegi võimalik, mulla sõelumine ja tihendamine. Kui planeerida seda haljastust selliselt, et oleks neid varjepaiku vähem, teadlikult kõike teha, siis kindlasti, kui seda haljastust rajada, siis neid jälgida, kas või juba ennetavalt panna, kas mingisuguseid tõkkeid või püüniseid, et kui seal isegi midagi on, et siis need saada kätte nii-öelda välja püüda. Et juba nagu haljastuse rajamise hetkel pingutada veidikene rohkem, et pärast oleks seda probleemi vähem. Ja kuidas nüüd leida seda kvaliteetset haljastusmulda, multsi või istikuid? Keskkonnaametil ei ole sellist registrit ja ega lõpuni keegi võib-olla 100% kindel ei saa ka olla näiteks, et tal nälkeid ei ole, aga kuidagi turg reguleerib pakkumist. Proovime. Vaatame, et meil on tegelikult juba ärisid, kes reklaamivad ennast, et me siin väga aktiivselt sellega tegeleme. Meil on ka eestimaised taimede kasvatajad, kes pisikestest ette kasvatatud taimedest kasvatavad suuremaid, potistavad ringi, näevad rohkem vaeva, võib-olla külvavad ise ja kasvatavad. Et neil on oluliselt väiksem tõenäosus, et neil need nälked sees on. Siis on väga palju öeldud ka seda, et pange keelatud liikide nimekirja ja siis umbes kõik peavad tõrjuma. Et tegelikult meil on, võiks ütelda 2 nimekirja, kuhu idee poolest võiksid need nälked justkui nagu sobida. Kuna ta on ikkagi ka nagu väga suuresti peamiselt aiakahjur, siis on olemas karantiinsete kahjurite nimekiri. See samamoodi nagu meie keelatud võõrliikide nimekiri. Ikkagi neid saab sätestada või sinna saab lisada liiki, mis ei ole laialt levinud. Kuna praegu nii mustpeenelkes kui Hispaania teedigu on väga laialt levinud, siis teda selles mõttes ei saa sinna panna. Samamoodi ei saa seda panna Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide nimekirja, sest ta on pärismaine, ta ongi Euroopa Liidu liik. Ja tegelikult olgem ausad, et ega ta väga mingisugust mõju enam ei omaks, sest tegelikult on keelatud, mis siis see, kui me paneme ta nimekirja, see ei aita tal ära kaduda. Ja olenemata sellest, kumbas nimekirjas ta oleks, see tähendaks, ma ei kujuta ette täiesti üle-eestilist uue asutuse loomist, kes tegeleks kontrolliga, kes tegeleks pidevalt kontrolliga, tegeleks kaebustega, kui inimene kaebab, et naabril on. Kuidas sa tõestad, et nii see inimene tõrjub, ei tõrju, piisavalt tõrjub, ei tõrju, kelle maa peale roomas, kes on maaomanik, mismoodi sa pead tõrjuma, mis ajaks sa pead tõrjuma, kuidas sa üldse tõestad, et sul on lõpuni tõrjutud. Et tegelikult see ei annaks tulemust, see tohutult kasvataks riigi aparaati ja kokkuvõttes tegelikult see ajaks inimesed tülli ja tekitaks inimestele selliseid võib-olla täitmatuid ootusi. Sellel lihtsalt see ei ole võimalik.
Ja samamoodi ei ole võimalik ikkagi teha ka riikliku tõrjeskeemi, nagu meil on näiteks karuputkega. Sest kuidas me käime aedades öösiti neid korjamas ja riigil ei oleks seda raha, et tervet Eestit nälkjatest vabaks korjata. Seda enam, et mustpenälkjas on veel eriliselt peiduline. Ja me ei taha ka kogu oma loodust ära mürgitada, segamini kaevata või põlema panna. Et laialdane levik takistab lihtsalt seda ranget reguleerimist ja kogu tõrje peakski, tuginebki soovitustel ja koostööl ja sellele, et kõik saavad aru, et kas see on probleem või ei ole probleem. Et meil on ka nagu piisavalt inimesi ette sattunud, kes ütlevad, mul on täiesti ükskõik, kas ta seal roomab või ei rooma, aga naaber on püsti hädas. Ja mida me saame nüüd mõelda, on see, et võib-olla nende uute ja võimalike potentsiaalsete järgmiste võõrnälkjate nimekirja lisamine, keda me teame, mis lähiriikides on probleemiks või mis võivad probleemiks saada. Ja hästi olulisel kohal on teavitus, info jagamine. Toetada vabatahtlikku seiret ja vaatluste kogumist, mida me jätkame, teokaardiga me seda alustasime, aga nüüd veel natuke parendada seda ja et see jõuaks ka nagu riigi andmebaasidesse. Korraldada erinevaid teavituskampaaniaid, jagada infot kõikvõimalike kanalite kaudu ja sellist praktilist ja kasulikku infot. Aidata kohalikel omavalitsustel jagada seda infot, tulla vähegi võimalik teile appi, kas mingisugustele infopäevadele või kas või teha teile nii-öelda erinevaid koolitusi, võib-olla juba ka mingitel spetsiifilisematel teemadel. Planeerida kogukondlikke talguid, koristusaktsioone, et siin on olnud väga huvitavaid selliseid võistukorjamisi, mis küll võib-olla liiga populaarsed ei ole olnud, aga proovida leida neid erinevaid võimalusi, kuidas jõuda võimalikult paljude inimesteni. Ja jõuangi selleni, mis meie oleme näinud, mis on need ootused erinevatel huvigruppidel, nagu ma ütlesin, kohustusi mitte kellelegi ei saa panna. Et igal tasandil on omad ootused, omad tegevused, kuidas see kokku kõik klappides aitaks kaasa järelmärkide saavutamisele, et meil oleks vähem neid nälkjaid. Et kindlasti iga maaomanik, aiapidaja saab teha kõik, mis tema võimuses oma maal. Tegeleda ennetusega ja tegeleda tõrjega ja vältida seda, et ta ise edasi levitab. Et järgida kõiki neid juhiseid ja soovitusi. Siis teie armsad omavalitsused, teie saate aidata kaasa inimestele info edasiandmisega, nende toetamisega, kus neil on küsimusi, siis kindlasti selle jäätmemajanduse korraldamisega, et luua inimestele need selged juhised ja selged võimalused, mis nende surmatud nälkjatega teha. Siis me ei tea, kas annaks ka see, kui te panete selle võõrnälkjate tõrje või osa sellest oma heakorra eeskirjadesse, kas annab teile võimaluse nii-öelda toetada kõiki naabreid, et kuule, kui üks teeb, siis teine tegelikult peab ka tegema, et kas sellel on nagu jõudu, seda oskate ainult teie ütelda ja läbi mõtelda. Ja teie olete ka need, kui teil on võimalik ja kui te suudate leida vahendeid, tellida kas või neid nälkjakonteinereid või jagada tõrjevahendeid ja mõelda läbi, kuidas avalikus ruumis seda teha tiheasustusaladel. Et te olete nagu riigi ja nende maaomanike seal niimoodi vahel, et meie püüame teid toetada ja teie püüdate maaomanikke toetada. Et selline risti-rästi ühendusliinid on juba kohati tekkinud, aga võiks nagu tihedamaks minna. Siis riigi tasandil on kõik võimalik selline tegevus, mis aitab toota seda sisu, anda neid juhiseid, aidata lahendada neid probleeme või olukordi. Et meil on ka ainult oma võimekus teatud piirini. Meil ei ole seda väga head kohapealset teadmist, mis on teil, kui teie olete seal, suhtlete nende inimestega võib-olla igapäevaselt. Te näete seda elukeskkonda ja seda, ma ei tea, linnaruumi. Te teate, kus on need tulipunktid. Et meie omalt poolt proovime nii palju, kui meie suudame teid aidata. Ja
Me juba oleme alustanud nende materjalide kodulehele panekuga, me plaanime teha erinevaid infomaterjale, me saadame teile need artiklid, me teeme sotsiaalmeedia postitusi, kõik, mida me meie suudame kokku kraapida seda infot ja selliseks ilusaks ja söödavaks teha. Siis on meil ka selline plaan, et me mõtleks välja või leiaks ühe mingisuguse tiheasustusala ja koostöös teadlastega ikkagi katsetada sellist terve tiheasustusala lähenemist, et tõrjepilootprojekt, mis on need erinevad piirkonnad, kuidas, mis tõrjevahendeid kasutada, hästi aktiivselt tegeleda nende maaomanike kommunikatsiooniga ja siis ka tõrjega ja tõrjevahenditega ja vaadata, kas või mil määral oli sellel tulemust. Et see oleks kõik see abiks, et ülejäänud Eestis saaks seda paremini planeerida. Et meil hetkel ei ole mingit täpset ettekujutust, et kus see võiks olla, aga see on mõte, mida oleks vaja teha ja millest oleks tegelikult kõigile tolku ja ta oleks nagu näidiseks. Muidugi alati on igal asulal omad eripärad ja ta ei ole kindlasti mingisugune checklist, käitumisjuhend, et tee nii ja siis töötab. Siis on tegelikult küsimus ka juba veel kõrgemale tasandile, et kas on võimalik välja töötada toetusmeetmed, et oleks võimalik küsida raha selle aktiivse tõrjega toimetulekuks, kas on need siis konteinerite tühjendamised, tõrjevahendite jagamine, ma ei tea, kas või näiteks ka hooajaliste inimeste töölevõtmine, kes käivad ja näiteks aitavad maaomanikke ja võib-olla ka mingites piirkondades korraldavad talguid, et siiamaani sihtasutus KIK-i looduskaitseprogrammist on mõned omavalitsused seda küsinud, aga kui ikkagi see vajadus on suurem, siis see programm seda ei kata ja see peaks olema täiesti eraldiseisev. Ja siis aiandusärid, et nad ikkagi nii palju kui nende võimuses tegeleksid oma materjali kontrolliga, oma territooriumi kontrolliga, et vähendada seda võimalust, et inimesed ostavad ja saavad kaasa. Muidugi inimestel alati tasub ise ka kontrollida enne ostu sooritamist. Aga me näeme ka ainult teatud piirini ja siis läheb käiku juba ennetustegevus, mis on juhendites kirjas. Ja nüüd selline tabel, nagu igas kavas on, kus on siis meie nägemus prioriteetidest ja tegevustest. Nagu ma ütlesin, see kindlasti ei ole ammendav, see kindlasti ei ole kohustuslik, aga me oleme püüdnud välja tuua need asjad, mis me näeme, mis eesmärkidele kaasa aitaks. Et siin on meile väga palju tegevusi just erinevate teavitusmaterjalide loomisel. Siin on veidikene sees ka selliseid teadusuuringuid, aga see on kõik ülikoolidel mõeldud, kes võimalusel seda edasi uurivad, et kas ikkagi tegelikult meil on üks liik või meil on mitu liiki, kas nad ristuvad, sest sellest võib oleneda see, kas või missugused tõrjemeetmed sobivad. Hästi palju on räägitud ka sellest, et meil on vaja tõrjevahendeid juurde, et see on Põllumajandus- ja Toiduameti põld nii-öelda töömaa, et meil on ohjamiskavas välja toodud ka ilusasti kõik Eestis lubatud nälkjate tõrjevahendid ja mis on nende võimalik mõju, aga kuna need on ikkagi suviti enamasti otsas, et vaadata, kas meil on veel midagi sisse tuua ja tegelikult mõelda, kas selles nii-öelda biotõrjevahendite suunas, et sellest, et nematoode sisse ei lubatud, sellest kuulis terve Eesti ja siiamaani seda räägitakse. Et aga need asjad on põhimõtteliselt võimalikud, kui need on kindlaks tehtud ja läbi uuritud. Ei ole mõtet tuua sisse nematoode ehk siis neid imepisikesi ussikesi, mis justkui peaks Hispaania teeteo meilt ära kaotama, kuigi on teada, et ega ta see liiga efektiivne Hispaania teeteol ei ole ja paneb siis nahka nii-öelda meie enda nälkjad. Et igasuguse biotõrjerelvaga, mis ei ole tegelikult kohalik liik, on see oht, et me toome sisse järgmise nuhtluse ja see on see, miks sellega ei saa kergekäeliselt otsustada. Et need on ka suunad, mida kindlasti Põllumajandus- ja Toiduamet edasi vaatab ja me teame, et ka neile väga palju küsimusi selle kohta tuleb, et leida neid kõikvõimalikke tõrjevahendeid.
Nii, ja mis on siis kokkuvõttes, võiks öelda? Kõige olulisem on ennetamine, et meil, kus meil see suur probleem on, seal ta on, ega ta meil ära ei kao, aga et meil neid suure probleemiga piirkondi tekiks vähem, et neid ei tuleks nii palju juurde, et ongi tegelikult ka kõigile selline meeldetuletus, et jah, et meil praegu meil ei ole üldse teema, nagu ma ei saa sellest nagu aru, et siis kuulake teisi omavalitsusi, kuulake teisi inimesi, vaadake pilte, et tegelikult kui see asi võib ikka päris õudne olla, et tasub pingutada juba ka ennetavalt info jagamisse ja mõtlemisse. Pidevalt on vajalik tõrje, sest kui sa teed näiteks, ma ei tea, paar aastat ja siis lõpetad ära, tegelikult see olukord taastub, et ta saab ikkagi selliseks püsivaks tegevuseks või ta juba tegelikult on muutunud. Koostöö on võtmetähtsusega ja tagab parima tulemuse, mida me ka väga loodame ja veidike juba on ka näha, et looduses peab ise mingisugune tasakaal tekkima. Ja me loodame, et need meie kohalikud liigid ka nagu orienteeruvad ringi nendele võõrnälkjatele, et alati, kui tuleb midagi uut ja kahtlast, ega siis kõik ei torma seda kohe sööma. Et ega nagu inimestanagi ilmub letile mingisugune uus kahtlane, ma ei tea, puuvili näiteks, ega siis kohe kõik ei torma ostma ja sööma. Et me loodame ka seda sellist looduse kohanemist, et mingil viisil see peab toimuma. Aga mis on võib-olla väga raske, on selline inimese aiandusharjumuste muutumine. Et mida me oleme näinud tegelikult ka Soomes, Rootsis juba, et neil ongi hästi tühjad aiad ja asjad kasvavad pottides. Et miks teil nagu niimoodi on, see ongi nälked panevad lihtsalt kõik nahka muidu, et siis on ta veidikenegi neist eemal ja on võimalik kuidagi ohjeldada. Et see, et ma kasvatan ise toitu ja mul on palju ilusaid lilli, et paljud inimesed on juba sellest loobunud ja neil ongi ainult robotmuruniiduk, kes niidab seda rohelist muru. Et aitäh kuulamast ja me ootame teie mõtteid, küsimusi, ettepanekuid kirjalikult 7. aprilliks. Aga siis praegu on aeg muudeks küsimusteks, ja võib-olla praegu aruteludeks, mis jäi segaseks või mis teie arvates on kohe puudu. Mari, kas ma lõpetan selle ettekande jagamise ära praegu? Ja, sa võid ära lõpetada ja vestlusaknas on tulnud mõned küsimused, et võtame need esimesena ette, et siin Mari Sild on küsinud, kas tõrjemeetodina ferramooli ja teiste raudfosfaati sisaldavaid tooteid enam ei soovitata? No kindlasti on igasugused tõrjemeetodid mingisuguses hetkes ja mingisuguses olukorras võib-olla mõistlikud, kui on ikkagi nagu tohutult paksult, aga nad on ohtlikud tegelikult kõikidele teistele organismidele ja need võivad jõuda meieni samamoodi läbi erinevate toiduahelate, et me jah ei soovita neid, aga kuna nad ikkagi tegelikult on turule lubatud, siis see on teiste instantside poolt juba nagu tegelikult mingil määral kontrollitud ju, me ei oska neid kommenteerida, et tegelikult nende igasuguste näitjamürkide osas on ikkagi Põllumajandus- ja Toiduamet see, kes oskab paremini vastata nendele. Siis Marleen on küsinud, kas segaolmesse surmatud nälkjate panek on absoluutselt kõikidelt jäätmevedajatelt saanud kinnituse? Nii, Annika, äkki ma ei tea, kas sa oskad kommenteerida? Tere! No, ise ma selle kava koostamisel ei olnud, aga ma uurisin, et 100% kindlasti kõikidelt niimoodi, aga suurematelt on jah küsitud. Siis on küsimus, et kas see artikkel on võimalik saata hiljemalt 31.03, et sel juhul saaks juba aprillilehte panna. Et ma saan aru, et see läheb täna või homme saab laiali saata, et see on nii valmis, eks ju? Minu teada küll, jah. Ja, väga hea. Kairi küsib, kes tegeleb aiandusäriga või suunab, kohustab neid tõrjet tegema. KOV-i pädevuses pole kahjuritõrje ja taimekaitsetööd. Nagu ma ütlesin, me ei saa mitte kedagi kohustada.
ja need ohjamiskava ja kõikide nende lisadega me saadame ka Aiandusliidule ja meil on selle ohjamiskava koostamise raames olnud päris mitu aiandusäri, kellega me oleme nagu koos mõtlenud neid võimalusi ja neile on need juhendid nagu väga meeldinud. Aga me ei saa kohustada, et tegelikult on asi, kuidas võiks nagu turg reguleerida ja siin on olnud varasemalt ka nagu visatud välja mõtet, et võiks olla nagu näikjavaba märgis, et kui aiandusäril see on, et siis on nagu ohutu osta ja nendelt aiandusäridelt ja Aiandusliidult, kui me saatsime selle mõtte, et mis te arvate nagu näikjavabast märgisest, siis tehti pihuks ja põrmuks. See ei ole võimalik. Ja puhtalt juba ka seetõttu, mis ma ütlesin, et isegi kui ma sellel hetkel praegu, ma ei näe midagi, mul on tühjaks tehtud, ta tuleb tagasi. Ta tuleb ümbruskonnast juba tagasi. Et mina võin oma platsi puhtana hoida, aga kõrvalt roomava tasemele. Et seda ei ole võimalik tagada ja see tähendaks absoluutselt igapäevast kontrolli, sest ühel hetkel sul ei olegi, aga järgmisel hetkel sul jälle on. Aga ikkagi kui nagu ka nende turu poolt või need, kes ostavad, kui nende poolt läheb nagu juba selline signaal, et kuulge, kas te siin näikjatega nagu tegelete ka või kas olete te midagi üldse siin teinud selles, et siis kui ta ütleb, et ei, et ma ei tea, pole üldse nagu teema, siis lähete näiteks teise kohta ostma. Aga jah, me ei saa kohustada. Meil ei ole ühtegi seaduse pügalat, mis ütleb, et ta peab tegelema võõrnälketõrjega. Ja Liina on siin ühe mõtte üles visanud, et kas heakorra eeskirja täiendamine tigude tõrje kohustusega on otstarbekas, arvestades, et see looks aluse naabrite vahelisteks kaebusteks ning paneks KOV-ile kohustuse kontrollida eraaedu ja vajadusel rakendada sanktsioone. Ja, tegelikult on see sarnane olukord sellega, kui me paneks seda mingisugusesse keelatud liigi nimekirja, et on täpselt sama olukord. Et kogu see kontroll ja siis see bürokraatia, et see pigem võib-olla, see ongi teile mõtlemiseks, kas see aitaks kaasa või kas see heakorra eeskiri on võib-olla selline dokument, kuhu saab lisada midagi, et kuidas me oma omavalitsuses näiteks võiksime tegeleda või tähelepanu juhtida sellele, et see on oluline teema, et me ei oska teile seda nagu endalt poolt siin kindlalt ette ütelda, et kas see peab olema või kuidas see peab olema ja kas see aitaks kaasa. Sest tõesti, jah, see on väga sooruspinnas naabrite vahelisteks probleemideks. Seda me teame. Võib-olla teadlikkuse tõstmine on lihtsalt see ja probleemile tähelepanu juhtimine, aga tahaks väga mõnedel teilt ikkagi tegelikult teada, et mis te arvate selle heakorra eeskirja kohta, et kui te olete seda mõtlenud ja kaalunud, et kas jah või kas ei ja miks, et see oleks ka meile selline oluline info. Ja siin on üks viimane kommentaar, et kas nälkemürkide osas olete uurinud ja arvesse võtnud ka mürkide mõju loodusele laiemalt läbi toiduahelate. Eelmine aasta sattusin mõne artikli otsa, kus viidatakse võimalikule mõjule vihmaussidele. Kas mürkidest mõjutatud rühmi on uurimused veel näidanud? Ja siin on mõned viited ka nendele uurimistöödele. Nagu ma ütlesin, meie tegelikult nende nälkemürkidega ei tegele. Et meil on päris mitu firmat pöördunud, kes tahavad tuua turule uut nälkemürki või mingit tõrjevahendit ja tahavad meiega kohtuda, mille peale me oleme ikkagi vastanud, et päriselt me sellise asjaga ei tegele, et see on ikka Põllumajandus- ja Toiduamet, kes muu hulgas peab vaatama seda mõju ülejäänud keskkonnale ja sellest tulenevalt või sellest sõltuvalt ju tegelikult ka need kasutusjuhendid, et kuidas mingisugust nälkemürki või tsiidi tohib kasutada, kes tohib seda kasutada, sest sellised, ütleme, et eriti karmid mürgid, need ikkagi on ainult professionaalsetele kasutajatele, et need on piisavalt ohtlikud ja kõiki ei olegi võimalik igal ühel poest osta. Et siin on ka meil olnud mõned omavalitsused, kes on
kes on tegelenud ka nälkemürkide, no mitte nüüd jagamisega, aga nende nii-öelda kasutamisega, et ongi spetsiaalne inimene, et nad ei jaga neid maaomanikele laiali, sest nad ei tea, kuidas maaomanikud kasutavad neid. Et sul võib see juhis peal olla, aga ei tea. Ja loomulikult igasugune mürk ikkagi keskkonnas on mürk. Ja lõpuni veendunud olla, et midagi on täiesti ohutu. Jah, see sõltub juba igast ühest endast või kas on võimalik teha kuidagi niimoodi, et kui sa seda nälkemürki paned, et ükski teine organism sellele ligi ei saa. Et ma tean, et erinevad omavalitsused siin on kasutanud neid mürke. Et tõesti, kui sul on ikka paksult ja sul mitte midagi muud seal ei ole, siis see on omal kohal, et seda arvukust alla tuua. Aga kas need koduloomad sinna satuvad või siilid või linnud, seda me ei tea. Või konnad. Nii et tegelikult Põllumajandustoiduamet on see, kes mürkide kohta teab. Me ei ole pädevad vastama sellele. Nii, aga nüüd vestlusaknas said küsimused ette loetud, et nüüd on aeg siis käsi üles tõsta ja suuliselt jagada oma kas kogemust siis või küsida midagi veel. Olge julged. Ja me oleme alati ikkagi soodustanud seda, et suhelge ka omavahel, et siin on omavalitsusi, kes on sellega hästi palju tegelenud. Et kõik info meieni ei jõua ja nii palju, kui meie teame, me nagu jagame laiali või suuname küsima kellegi käest, kes me teame, et on sellega tegelenud, aga me teame ka ainult nii palju, kui meieni jõuab. Ja, Siiril on käsi püsti, ole hea. Tere, Siiri Kohilast. Kogemuste põhjal võin öelda, et mürki müüakse poes ja seal on peal ka kirjas, kui palju seda kasutada, aga ma olen ise näinud, et keegi ei mõõda neid gramme, vaid visatakse peoga ja täpselt sinna, kus parasjagu heaks arvatakse, nii et mürkidel on jah see omadus, et neid tuleb kasutada siis hästi juhendipõhiselt ja kui seda ei tehta, siis ta ongi ohtlik priis mitmetele kooslustele ja olenditele, kaasa arvatud inimene ja võib-olla ka põhjavesi. Ja teine asi, mida tahaks öelda, et heakorra eeskiri peab olema ikka selline, mida suudetakse täita või kui neid nõudeid, mis sinna kirja pannakse, peab omavalitsus suutma kontrollida, aga nende nälkijatega ei ole see küll mõistlik heakorra eeskirjas toimetada, sest see tegelikult ei tõesta mitte midagi, kas elukas tuli öösel sinna või päeval sinna ja kas omanik on pidevalt kontrollinud või ei ole kontrollinud ja korjanud või kuidas siis naabrid omavahel toimetavad, et see on täiesti mõttetu. Aitäh! Aitäh! Nii, siin vahepeal oli üks käsi oli püsti, aga... Maril oli käsi püsti korra. Jah. Nii, ei tea. Ma nii kaua loen vestlusaknast ühe kommentaari. Aija on jaganud, et ohjamiskava koondab vajaliku materjali ja on hea abiline teadlikkuse tõstmiseks. Väga oodatud on materjal, mida saab KOV-i kodulehele panna. Jõudu! Ja, meil on mõtteid teha igasuguseid materjale, ka selliseid nii-öelda ühe lehe materjale hästi visuaalseid, et mida saab panna kodulehele, saab kas või vajadusel välja trükkida postkastidesse panna, teha seda eestikeelsena ja venekeelsena, sest meil tegelikult ikkagi on palju venekeelseid inimesi ja ei ole mõtet siin jamad, et saage eesti keeles hakkama, et see on ikkagi, meil on vaja kõiki tugida. Ühesõnaga erinevas formaadis, erineva pikkusega artikli põhjasid ja vastavalt sellele, kuidas laekub meile uut infot, sellega täiendada ka meie kodulehekülge. Me oleme tellinud väga uhked, ilusad joonistused nende liikide kohta, sest niisugune joonistatud pilt rõhutatud määramistunnustega on oluliselt parem kui võib-olla 7 fotot. Ja need on ka sellised, mida me saame jagada, et te saate ise panna kodulehtedele, postitustele, ma ei tea, materjalidesse, et toota sellist igasugust infot ja kui teil on, te ise teate juba midagi, mida te tahaksite, et näiteks oleks väga hea, inimesed küsivad või see läheks nagu soe sai, andke meile teada. Ja
me toimetame nii palju kui võimalik ja nii kiiresti, kui me saame. Sest koostöö, me üksi ei oska ka võib-olla kõike välja mõelda, mida vaja oleks. Nii, aga olge julged, küsige veel või jagage lihtsalt oma kogemust. See on teistele ka abiks. Nii, nüüd on küll Maril käsi püsti. Pane mikrofon ka sisse. Ja, kas mind on kuulda? Et ma tahaksin ikkagi nüüd kommenteerida seda mürkide osa, et minu arust tuleks siis teil suhelda toidu ja mis ametiga, et oleks ühtne arusaam, et me ei saa soovitada oma omanikele, et nüüd kasutage mürki, sest kui me näiteks Tallinnas kohaliku omavalitsusena hakkame seda soovitama, siis see kogus, mis sinna loodusesse jõuab, on ikkagi tegelikult märkimisväärselt suur. Ja selles mõttes, et kui pakendite peal on kirjas, et see on ohutu siilidele ja kõigele muule elustikule, siis tegelikult, kui me nagu nüüd kuuleme, et see võib-olla ei ole nii, et siis see tuleks nagu kuskil üheselt ära otsustada, sest et mina peaksin ka saama nagu öelda kindlalt, et jah, et see on ohutu või siis, et ei, et me ei saa seda soovitada, et see ei ole ohutu. Me oleme PTA-ga suhelnud või Roman on suhelnud siin pikka aega juba ja see tabel, mis sinna sai, see lihtsalt nagu parim, mis sealt tuli. Et meie ei ole võimelised hindama seda ja mürk on mürk. Et lõpuni veendumust, meil ei ole, me kunagi ei ole tegelikult soovitanud mürke. Me lihtsalt nägime, et kuna neid nii palju kasutatakse ja tohutult tahetakse, otsas on poest suvel, et siis me peame selle peatüki tooma välja need võimalikud mõjud või et kui ohutu või kas on ohutu ja see kõik baseerub lihtsalt PTA andmetele. Meil endal ju paremaid andmeid ei ole, aga me ei soovita. Jah, et lihtsalt ka siin linnas on natukene sellist poliitilist survet just selle mürgi osas, et selle kasutamist võib-olla suurendada. Aga et mul olekski nagu väga hea, kui mul oleks mingisuguseid teadusartikleid ka Eesti põhiseid, mis nagu näitaksid, et selle kasutamine ei ole ohutu. Jah. Paneme kirja, vaatame, kas me saame midagi välja õngitseda. Nii, Marisel on käsi püsti. Ole hea. Nii, tere minu poolt ka. On kuulda ilusti? Ja. Mul lihtsalt paar kommentaari, et üks asi, mis mul, kuna ma olen Viimsi vallast, siis meil on siin kohati uputab, et neid on päris palju, et siin on ajakirjandusest ka läbi käinud ja oleme kaadrit ka sellest korduvalt kas või AK-s näinud. Siis üks asi, millega me siin tihtipeale kokku puutume, on see, et mida Eike ka enne mainis, et inimesed, et kes ei taha seda tappa, eks me teame juhuseid, kuidas meil on kaitseala metsa näiteks veetud, et tekitatakse nii-öelda uusi koldeid, mis on nagu, ei ole just eriti tore. Aga teine asi on see, et inimesed, kuigi ma kogu aeg räägin neile, et kõige parem ja kõige keskkonnaohutum viis võõrnälkäid surmata on keeva veega, siis ikka kiputakse kasutama mingit Domestost ja mis iganes keemiat ja siis üritatakse seda pärast panna näiteks biolagunevatesse jäätmetesse, et võib-olla oleks vaja ka anda nagu selles mõttes tagasisidet, et inimesed natukese rohkem mõtleksid selle peale, et see, millega sa seda tapad, et mida sa selle jäätmega siis nagu pärast peale hakkad, et sa ei saa seda enam maha matta, sa ei saa seda biojäätmetesse panna, siis võib juhtuda veel see asi, et pannakse erinevad keemiad koos ühte mingisugusesse konteinerisse, siis võib-olla nad lekivad, nad võivad omavahel reageerima hakata, see konteiner võib põlema minna seal koha peal. Et võib-olla ikkagi rohkem rõhutada ja tuua välja seda, et see ei ole nagu päris ükskõik, millega sa seda tapad, vaid et võimalikult neid looduslähedasi meetodeid kasutada selle jaoks. Ja teine asi, mida ma ka olen eemale natukene tõrjunud, üritanud ikkagi seda keeva vee peale seda saada, aga parem see variant kui Domestos on soolamine, et minu jaoks on see
natuke see selline piinav meetod, et see on aeglaselt, hakatakse siis looma sees seda vett välja nii-öelda imema, et see on aeglane surm, et ma nagu seda ei poolda. Ja noh, teine häda on see, et okei, et sa tapad ta soolaga ära, loom seal piinleb tükk aega, aga mis sa siis selle jäätmega jälle teed, eks ju, et kui sa paned seda biojäätmesse, siis soolal on alati see efekt, et ta ju noh, ta takistab seda lagunemist. Või siis, kui sa seda oma kinnistule maha kallad või maha kaevad, siis samamoodi sa soolad oma kinnistu üle lihtsalt, et võib-olla eriliselt välja tuua need võimalikud looduslähedased surmamismeetodid ja kindlasti rõhutada, et alati panna siis jäätmemahutitesse surmatud loomad. Ja, need on head täpsustused, et need on meil endal ka läbi käinud, et me vaatame siis selle ohjamiskava selle pilguga üle ka, et oleks ta nagu veel selgemalt välja toodud, kuigi no me oleme üritanud seda ka teha. Aga jah. Aitäh. Ja siin on vestlusaknas on üks kommentaar, et kui tigude kogus on suur, siis keevvesi ei aita, et temperatuur langeb ning ei surma kõiki. Ja, selliste masside ja suurte koguste puhul ikkagi on kõik variandid ikkagi hoopis keerulisemad ja tööd ja vaeva on rohkem. See on ka selge. Ja samamoodi, kui on inimesed, kellel tulevad ikka päevas tuleb või no ühe hilisõhtu või hommikuga tuleb 10 liitrit neid, no ka palju sa siis jõuad neid näiteks kaevata maasse endal. Ja samamoodi ega konteiner saab täis. Tuleb tihedamalt tühjendada järelikult. Ja siin on üks kommentaar veel. Tiina kirjutab, et mida inimesed ootavad. Inimesed ootavad tasuta mürki, võimaldada äraandmiskohti ehk siis kogumiskonteinereid ja et KOV korjaks füüsiliselt igalt poolt need roomajad ära. Et siis inimeste ootused vallale. Ja, no tegelikult on ikkagi see, et ei ole võimalik, et keegi korjab kõik kuskilt ära. See on, igaüks peab midagi kuskilt ära korjama, et ja ikkagi keegi sinu hoovi neid korjama ju ei tule. See on ka selge. Mitte keegi ei taha meil mingisugune öösiti kedagi kuskil ringi luusimas pealambiga. Et seda ma nüüd ka ei usu. Need liigid on tulnud, et jääda ja me saame ainult teatud palju teha, ohjeldada seda nii palju kui võimalik. Kahjuks nii on. Ja üks kommentaar veel Kairilt, et pidades silmas keskmise eestlase valmisolekut koostööks on selle kogu tõrje ja ohjamise ülesviitamine üsna kasutu. No, ta siis valis hea riigi, kuhu siseneda, et ka Rootsi ja Soome ei ole mitte midagi hakkama saanud, et samamoodi igal pool on pidanud ära harjuma, kahjuks. Nii, Marisel on jälle käsi püsti, ole hea. Mul lihtsalt oli üks lugu meelde, mõtlesin, et ma jagan, et siis ka silmaringi laiendamise mõttes. Meil oli üks naisterahvas helistas üks kord ja siis ta rääkis täiesti siiralt niimoodi, et kuidas siis tema seda mürki sinna oma kinnistu peale laiali laotab, et rääkis, kuidas ta siis sellise pika triibu näiteks tõmbab maha sinna sellise ümber oma kinnistu või siis märkas, et kui ta pani oma kiviaia peale, tekitas selliseid mürgihunnikuid, et siis millegipärast, et oi, et need kajakad hakkasid sööma seda, et siis ta mõtles, et ta ikkagi peab vist kinni katma selle. Ehk siis jah, et ühest küljest peegeldab see seda, et kuidas nagu mürke kasutatakse, millest siin korra juba läbi käis, aga teisest küljest näitab see ka seda, et linnud võivad seda tõlgendada, kui et mingisugust, näed, mul on süüa pandud. Et siuke väike tähelepanek lihtsalt. Ja, et ma olen ise hästi palju mõelnud sellele, et kuidas nagu neid mürke saab panna niimoodi, et ikkagi teised kätte ei saa, kellele see mõeldud ei ole. Just, et jah, linnud ja kohalikud nälkijad, sa ei saa seal eristada, ta roomab ikka kuskile sulle ligi. Aga eks ta siis ongi nendesse nii-öelda peidulistesse kohtadesse ja kui on koduloomad, siis need peavad kuidagi eemal hoitud saama sellest. Aga jah, kui samal ajal ka looduslikke vaenlasi tahta soosida, siis nagu mürgid ei ole omal kohal. Nii, kas on veel küsimusi, jagamisi?
et jah, et palun vaadake seda ohjamiskava nii palju, kui te jõuate vaadata, kas teil on ettepanekuid just nagu oma kohaliku omavalitsuse tasandilt, et mida oleks teil rohkem vaja, mida teate, et mis on võib-olla inimeste ootused, kas midagi on täiesti vastamata jäänud, et me siin sügisel saatsime laiali küsitlused, mida üldse oodatakse ohjamiskavalt ja selle põhjal me nagu proovisime seda kokku panna. Ja me proovisime teha seda selliselt, et see ohjamiskava ise, see põhiosa ei oleks liiga pikk. Samas me ei saa teha ainult 2 leheküljelist juhendit. Meil on vaja kogu see info ikkagi kuskile kokku kirjutada. Ja siis tekkisidki need eraldi, kes tahab täpsemalt lugeda nälkete määramisest, kes tahab lugeda ohjamismeetodite kohta ja sellised hästi praktilised esmased lühijuhendid põhilistele sihtgruppidele. Et sedasi nägime meie, et see võiks olla kõige paremini ikkagi lahendatud. Aga vaadake, et mis küsimused tekivad ja mingid mõtted. Või oleks vaja mingit, ma ei tea, kas või mingit järgmist foorumit Keskkonnaameti koduleheküljele või meil on mõttes olnud isegi nälkja määramise roboti koostamine, et sa hakkad järjest niimoodi valima neid tunnuseid ja lõpuks saad tulemuseni või no mis mõte tekib. Nagu ma ütlesin, tegevuste tabel ei ole ka ammendav. Kindlasti tekib igasuguseid huvitavaid ideid ja kõik head mõtted on teretulnud. Nii, aga väga hea, et küsimusi rohkem ei ole. Vestlusaknas ka, et siin mõned kommentaarid veel on. Aga kui küsimusi ei ole, et siis võib-olla tõmbame tänaseks joone alla. Saate rahulikult siis selle ohjamiskava ette võtta, vaadata üle ja siis saata omad mõtted meie poole teele. Et aitäh Heikele, aitäh kõigile osalejatele ja kohtume varsti jälle. Aitäh kõigile ja jõudu! Aitäh! Head aega! Head aega!